Aasta algus oli keeruline, püsivalt külmad ilmad, energiahindade tõus tõi klientidele jaanuaris ja veebruaris kuu eest üüratud elektrihinnad. Käis rahvuslik võistlus, kellel on rohkem. Polnud arvad näited sellest, kus kuu arve oli tuhandetes eurodes. Nüüd on sellest mõni kuu möödas. Kas on veel palju selliseid kliente, kes ei ole tänaseni suutnud neid elektriarveid tasuda? Jaanuari ja veebruari kõrgemad elektrihinnad loomulikult tõid kaasa suuremaid arveid, aga ka meile võib-olla ootamatult kliendid on tegelikult väga hästi nende tasumisega hakkama saanud. Me võime öelda, et maksehäired, makseraskused on püsinud täiesti samal tasemel võrreldes varasemate talveperioodidega. Ja küll on muidugi neid meie klientide seast ka väike osa, kes on vajanud ajutist maksepikendust või mõneks pikemaks kuuks maksegraafikut, et neid me oleme siis ka võimaldanud. Elekter on ikkagi inimese jaoks selline väga oluline ja esmatarbekaup ja selle eest hoolitsetakse väga kiivalt, et see elektriarve saaks kenasti makstud. Aasta alguses me teame kõike, millised olid elektriarved, kuna lihtsalt kliima oli Eestis selline, oli külm ja elektrit kulus rohkem. Aga selgub, et tegelikult neid arveid ei olegi palju tasumata jäänud, vaid 1% kogu Enefiti kliendipaketist, aga kliente on ju praktiliselt 500 000. Elekter on selline kaup, mille puhul tundub, et tehakse kõik, et see makstud saaks. Iga omavalitsuse kohus on hädasolijaid aidata. Päris kuskil sellist meedet ei ole, mis oleks suunatud just selliste raskuste nagu energia tasumiseks. Inimese mure kindlasti on ära maksta elektriarve ja kui vähegi tegemist on siis meie mõistes nagu abivajava inimesega, kellele siis näiteks toimetulekutoetus võiks asjakohane olla, et siis me kindlasti ka toetame. Aga siin on väga suur nagu murekoht on see, et igal eluaseme kululiigil, nii ka elektril näiteks ja te tõite välja gaas, küte, eks ole, kõik eluks vajalikud, on igal omavalitsusel kehtestatud piirmäär. Ja selle piirmäära me kehtestame tegelikult nii-öelda nagu tavaolukorras, tavaturuhindadega. Ja kui juhtub olukord, kus näiteks turuhind on 5 korda kõrgem, siis tegelikult isegi kui me inimesele toetust saame maksta, me ei pruugi saada kogu seda elektrikulu tegelikult tasutud. Sellistes tingimustes oleks täita suur roll riigil, kes võiks oluliste kuluartiklite nagu elektri, gaas ja mõned muud veel hästi kiiresti reageerida ja taotlusparameetreid muuta. Enefit omalt poolt aga kellelgi korke välja keerama ei kiirusta, kui on raskeks läinud. No enne seda on tegelikult mitu ennetavat sammu ja kõige olulisem selle juures ongi see, et aegsasti võtta meie Enefiti klienditeenindusega ühendust, sest mida varem me seda infot teame, et võib tekkida viivitus maksmisel, seda paremini me saame sellega arvestada ja ei teki selliseid ootamatuid olukordi klientide jaoks ka. Ja kütteperioodil on kindlasti see, et me kütjatel elektrit välja ei lülita sellel külmal perioodil, nii et need lahendused tavaliselt saame pakkuda juba varem. Tallinna kui omavalitsuse poolt vaadatuna ei täheldata väga nende inimeste arvu suurenemist, kes üldiselt abi vajaksid. Tahaks öelda, et on läinud raskemaks ja valideerida inimeste tunnetuslikku sellist tunnet, et ongi läinud raskemaks. Aga kui me vaatame selliseid peamisi abimeetmeid, mida omavalitsus saab pakkuda, siis me räägime ennekõike majanduslike raskuste puhul toetustest. Räägime toimetulekutoetusest, mis on riiklik vaesuse leevendamise abinu, kõik omavalitsused maksavad, kus seda abivajajat vähegi võiks leida ja siis on veel omavalitsustel oma toetusmeetmed. Ja kui me sinna numbrite sisse vaatame, et siis me sellist suurenemist nagu ei näe. Selle aasta alguses tõusis ka riigi poolt kehtestatud toimetuleku piir. Seega võib nende kõrgete energiahindade taustal väita, et saadakse hakkama. Mille arvelt, eks seda tunnetab iga leibkond ise.